Tere, head Spordimuuseumi podcasti Rüüti 15 kuulajad. Me oleme oma podcastidega jõudnud nüüd juba paari kuu jooksul teid siis kas rõõmustada või rohkem rõõmustada. Ja oleme otsustanud selle sarja siis suveks kokku tõmmata. Ja mis võiks olla Spordimuuseumile omasem ja huvitavam ja õigem, kui lõpetada see podcastide sari siis väikese mälumänguga. Nii me mõtlesime ja minuga koos on siin virtuaalses stuudios siis 3 tõelist giganti mälumängu alal. Ja kõik nad tulevad Spordimuuseumist endast, et lugemata ette neid sadu mälumänge, mida need mehed on 3 peale kokku koostanud, sealhulgas suuremalt jaolt erinevaid spordimänge, siis on neil ka isiklikult võistluste osas saavutusi rohkem kui mõnel mehel paari eluaja jooksul kokku võiks olla. Et minuga on siin siis muuseumi arendusspetsialist Urmet Palover, kelle mälumängukarjääri seniseks kõrghetkeks võiks pidada jalgpalli Eesti meistrivõistluste, siis jalgpalli mälumängu Eesti meistrivõistluste, siis hõbemedaleid ja pronksmedaleid. Meinuga on siin Kalle Voolaid, muuseumi teadur, kes on mitmekordne Tartu karikavõitja mälumängus, on olnud nii Tartut kui Eestit esindamas erinevates mälumängusarjades nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Ja minuga on ka Rait Männik kolmandaks targaks siin ülekandes ja võib-olla mälumängusõpradest kuulajad teavad teda näiteks telesaatest Mis, kus, millal, mille on mees ka ühe korra võitnud. Seega ütleme siis nii, et mälumängus osalejad on ikkagi aukartust äratavalt tugevad ja sellistele meestele, kes hakkavad ühes võistkonnas vastama erinevatele küsimustele, on ääretult keeruline sellist jõukohast mängu kokku panna, aga siiski head kolleegid Spordimuuseumist ja mõned abilised muuseumist väljastpoolt on seda siiski püüdnud ja püüamegi seda mängu hakata mängima selliselt, et meil on kokku lepitud teatud arv küsimusi ja meie targad siis püüavad ajude ragistamise teel jõuda õigete vastusteni ja kõigil kuulajatel on siis võimalus kaasa mõelda ja nuputada ja võib-olla siis kaasa elada kas siis õnnestumisele või ebaõnnestumisele. Et ma loen ette ka need inimesed, kes on panustanud sellesse mängu koostamisse. Need on siis Spordimuuseumist Kaarel Antons, Siim Randoja, Toomas Koitmäe ja väljastpoolt maja siis Priit Tõnisson ja Ingmar Laas. Ja kui head targad lubavad, siis ma alustakski kohe sellise lihtsa soojendusküsimusega, mis kohe sellise mõtte võiks spordiradadele rändama viia ja annab hea aluse sooritamaks hea tulemus. Kas te olete valmis kõik? Mina olen valmis. Tere kõigile kuulajatele. Ja mina ka hakkaks juba kuulama hea meelega küsimust. Just. Ja vaatan, mis juhtuma hakkab. Nii, küsin siis teie käest spordiala ja jutustan sinna juurde sellise loo, et selle spordiala maailmarekord on meeste arvestuses 734 punkti ja naiste arvestuses 687 punkti. Eesti rekordid on siis vastavalt 655
ja 611 punkti. Ja see on umbes pool maksimaalsest võimalikust punktiskoorist. Rekordeid on sellel alal võimalik teha vaid tiitlivõistlustel ja huvitav fakt on see, et kui ühel päeval jälle maailm avaneb, siis maailmameistrivõistlused aastal 2022 peaksid toimuma meile koduses Tartu linnas. Mälumäng see vist ei ole. Pileteid ostma peaks hakkama siis. Siin peaks arutelu meil juba käima. Kui jutt on maailma rekorditest, siis tegelikult rekordid kui sellised on vist umbes 7 alal, mida üldse fikseeritakse. Ülejäänud on sellised maailma tipptulemused ja ma arvan, et see vist on siis võib-olla see tipptulemus, sest aga Toomas, täpsusta uuesti, see on punktid või mis see oli, milles ühikuses? Punktides, jah. Maailma rekordid või tipptulemusi mõõdetakse punktides, see tähendab, et see vist ei ole ka midagi sellist, kus millegi pihta lasta saab, sest laskmises vist ei ole ju punktid, on ju. Kuidas seda nimetatakse samas, et kas ei ole ikka punktid? Laskmises peaksid olema silmad minu teada, milles mõõdetakse. Kibulaskmises on ka silmad või on punktid? Minu teada on silmad, jah. Ja seal vist need tulemused ka pigem oleksid sellised, et nad ei ole nagu 50% võimalik. Ja ma mõtlengi, et see välistab vist selle valdkonna kohe ära, aga mis meil Tartus pidi olema? MM? Maailmameistrivõistlused, jah. Isegi ülejärgmisel aastal. Ülejärgmisel. 2022. Punkt. Aga huvitav küsimus küll. Ja see ju eeldab siis tegelikult seda, et eestlased peaksid sellel alal olema ju siis ikkagi tegijad. Kuna meil antakse MM või tegelikult, samas ei tea, kas peab väga tegija olema. Peaasid korraldajad on tegijad. Mul on ette antud ka 3 vihje võimalust teile. Mul on võimalik teile nimetada selle spordiala Eesti meistreid, viimaseid. Mul on võimalik teile öelda, kuidas see ala jaguneb ja mul on võimalik teile nimetada mõni spordiklubi, kus selle alaga tegeletakse. Aga ütle, me võtame ühe vihje, aga võtame huvi pärast selle kõigepealt, et kuidas jaguneb? Jaguneb 2. Klassika ja süsteem. Süsteem. Mingi kaardimänguga. Jah, see klassika ja süsteem mind lükkas ka millegi pärast praegu mingi kaardimängu lainele. Aga mis kaardimängudes üldse võistlusi peetakse, on vist pokker ja bridge niimoodi puusalt kohe esimeses järjekorras. Tulemusi antakse teada, kas seal on silmad või punktid või midagi niisugust. Aga täpselt, et kuidas seal punktid, ma ei ole selle nüüd kindel. Et näiteks bridži mängus maailma rekordid ma ei ole kuulnud. Samas, aga kas selline asi nagu piljard või kuidas seal on see asi? See MM eeldab ka ikkagi spordibaasi või mingi esinduslikku pinda, kus see läbi viia. Mis meil Tartus on olemas selliseid? No see ongi see, et kas on nagu tegemist sellise klassikalise spordialaga või on tegemist ikkagi mingisuguse sellise alaga, mida saab nagu tuvastustingimustes arvestada. Üks ei välista muidugi teist. Üks ei välista teist, aga ma mõtlengi, et aga selleks, et teid mitte liiga võib-olla rööpast välja ajada ja võin ma öelda, et tegemist on ikkagi sellise alaga, kus võib-olla pigem saada nahk märjaks, kui mitte saada. Ja mitte hirmust. Huvitav, kas üks selline ikkagi korraks selle laskmise juurde tagasi tulla, kas see vipu laskmise need erinevad formatsioonid võime kohe ära välistada või arutame veel korra seda, et vaata, mis see on see eestlastele edukas vipu laskmisala ju. Mingi longbow või? Kas longbow või see, kuidas see ametlik on? Need loomafiguurid on, mille pihta tuleb lasta. Ammu laskmine, ei. Ei, ikka vibuga metsas. Jah. See Rait ütleb selle ala nime varsti, mul endal ei tule praegu. Olla küll. Aga Tartus kas on maastikku, kus metsa sees äkki või?
midagi niisugust, et see eeldab natuke rohkemat loodust, kui Tartu linn võimaldab. No jah, Tartu suusamaraton ka ei peeta siin majade vahel. Muidugi see MM võib ka olla ju selline nagu Tartu maraton, et reaalselt Tartus otseselt suusatamist ju ei tehta, aga nimi on ikka vanadest aegadest Tartu maraton. Ega need vihjed, mis veel ei ole kõlanud, aga mis kõlama hakkaks, ei viita aastaajale, suvi, talv, kevad, sügis. Minu jaoks ei. Kas me äkki tahame ühte vihjet veel või? Ma võin teile näiteks öelda seda, et viimased Eesti meistrid sellel alal on Kaido Kirs ja Karin Vee. Selliseid nimesi ma kartsin, et mis ei ütle väga palju. Mina igal juhul neid mõlemaid tervitan praegu, sest kindlasti Kõrukis praegu kuulamas meie seda podcasti. Aga igal juhul me saime sellest aimu, et nii meeste kui naiste arvestuses tiitleid jagatakse, nii et see peab olema selline tõesti arvestatav spordiala, kus ikkagi on see arvestajaskond olemas igakülgne. Jahivibu vist on see, mida ma mõtlen, aga ma ei tea, kas ma mõtlen õiges suunas. Ma annan 3. lisavihje teile ka ära, et võistkondadest on viimastel aastatel enim kulda ja karda pälvinud KK Reval, Tartu KK, KK Tallinn ja KK Pin-Pin. Pin-Pin oli nüüd väike vihje, et ikkagi ma nüüd läheks nende pinnide juurde tagasi ja mina pakun, et need pin-pinnid viitavad meid ikkagi keeglile näiteks. Vähemalt veeremäng. Veeremäng, sportkeegel. Seal vist tehakse rekordeid ju. Kuidas teile tundub? Jah, ja tuletades meelde küsimuste koostajate Meelis eelistusi spordiväljakuil mõnede puhul, siis see sportkeegel tundub olevat niisugune pakkumine, mida julgeks kõval häälel öelda küll. No ma toetan, nii et... Ma ei vaidle ka vastu. Pakume siis ära. Võistkonna kapten Rait Männik ütleb kõva häälega, mis me pakume. Pakume sportkeegel. Ja targad on oma nime vähemalt esimese küsimuse puhul küll mõne abirattaga siis õigustanud ja tõepoolest tegemist on sportkeegliga, nii et pange kalendrisse kirja 2022 Tartu maailmameistrivõistlused keeglis on meieni jõudmas. Siit edasi liikudes siis küsimus number 2 võiks käia riikide kohta. Ja selle küsimuse puhul mul teile lisavihjeid anda ei ole, aga küsin 2 riiki. Ja abiks tulevad siin teadmised olümpiamängudest, sellepärast et küsimus konkreetselt käib olümpiamedalite kohta. Ja küsimus kõlab nii. Millised riigid on võitnud olümpiamängudelt enim medaleid, kuid mitte ühtegi kuldset? Seejuures pole kumbki riik saanud talvel mitte ühtegi medalit, kuigi osaletud on küll. Riik A, ehk siis esimene riik, on kokku osalenud 14 olümpial. Sealjuures kõik suvemängud alates 1964, välja arvatud 1980 ning nende saldoks on 7 hõbedat ja 4 pronksi. Medali arve avasid 92. aastal vennad Sidekid ning riigi enim medaleid võitnud sportlane võitis individuaalselt samal alal hõbemedali nii 2008, 2012 kui 2016 olümpial. Samal alal ongi riigi sportlasi suurim edu saavutanud, sest kokku on võidetud 8 medalit. Siiski, lisaks sellele põhialale siis on võidetud medaleid ka vette hüpetes ja trekisõidus. Sidek kirjutatakse... S-I-D-E-K. Okei. Aga vennad koos, see tähendab seda, et kas paarina või... Ala mingi purjetamine, sõudmise... Mis aladel üldse paarides jah saab olla? Jah, rannavõrkpall tuli alles 96. aastast olümpiale, nii et seda ka ei saa. Ja. See ei ole väga uus riik, sest ikkagi, mis on üle 50 aasta. 64 esimest korda olümpial, see oli see aeg, kui Aafrika üles või messas, kuidas seda öeldakse.
Eks muidugi Aasiast oli ka neid riike, kes vabanesid veel tol ajal, aga Aafrikat oli jah hästi palju. Proovime veel korra, kus on kahekesi saab peal olla. Purjetamine, sõudmine tõesti. Aerutamine. Jah, aerutamine. See süsta kanuuslaalom. Jah. Aga kas see tuli äkki esmakordselt alles Müncheni olümpial või oli seda varem ka? Ei, no Münchenist ju piisab meile selles mõttes. Kui esimene medal oli 92 alles. Jah, selles mõttes küll, jah. Mis üldse veel on mingisugune rattasõidu modifikatsioon ka on? Ei ole vist. Rattaga. Ega väga vist ei tule nagu ette, jah. Pigem on see... Muidugi saab ka kergejõustikus mingisugusest, teate, ikka kahekesi ei saa ju tegelikult. Jah. Jah, kui nad on kahekesi koos saanud, et äkki... Võin öelda teile vihjeks, et nad on koos saanud, tõepoolest. Paaris vettehüpped juba olid ära mainitud, et muidu on jah see paaris vettehüpped ka. Tuli ka kuskil minu arust alles 21. sajandi algul, et varem olid nagu üksikult. Kõik need jutud on siuksed, et mind praegu ei ole veel lähemale viinud, et riigile, et mingi konks võiks siin veel olla, kuidas seda asja... Ladina-Ameerikast ju ei ole küll vist ühtki sellist riiki, mis võiks just seal 64. aastal liikuda. Seal Aafrikaga on see paha lugu, et need alad, mida me siin praegu nimetame, et need nagu ei ole väga Aafrika sellised Aafrika riikide medalialad ükski ju. Seepärast ma hakkasin sinna Ladina-Ameerikasse korra... Ei sõudmine, ei aerutamine, ei purjetamine, mis meil siin olid. Varasemalt on neil siis olnud, või lisaks on neil olnud siis vettehüppajaid ja trekisõitjaid. See nagu väga ei... See ka nagu väga Aafrikasse ei vii. Medaleid nagu ei tule Aafrikale sealt või? Trekisõit on selline ikkagi väga selline luksuslik, pigem rikaste riikide ala ju. Ja vettehüpped on ka rohkem selline olnud USA ja nüüd viimasel ajal Hiinat ja sellised Aasiat natuke. Ma võib-olla teile vendadest siidekitest veel julgeks nii palju öelda, et nende eesnimed on Rassif ja Jalani. No see viib võib-olla Lähis-Itta või kuhugi. Jah, et kindlasti, kui vahel tundus, et Sidek on nagu mingi Tšehhi nimi, aga noh, riigi jah, nii-öelda need toimimisaastad ei viitanud sellele, siis nüüd on jah, kindlasti pigem sinna India, Pakistani, sinna kanti nagu nimekuju. Ei, Eesti läheks nii kaugel isegi. Ma jääks rohkem sinna Araabia poolsaare kanti vist. Otsapidi Okeaanias olla välja seal ju sarnase nimekujuga sportlasi, kui ma medalitabelit üritan meelestada, siis seda sorti küsimusi ikka armastatakse küsida ja eks need vastused on ka aegalt läbi käinud ja mul hetkel küll need nimed tunduvad võõrad, aga geograafiliselt mälu järgi pakuks, et see oli üks Aasia, Okeaania kandis olev riik, et kui me neid äkki mõtleme, et Indoneesial kulda on. Jaa, no sulgpall tõesti saab ka olla. Jah, aga Indial või see Indoneesial on jah. Ja lauatennis saab olla, tõesti. Ja tennis ka muidugi isegi paaris mänguna veel. Aga arvestades, et kui riik on jah, nagu pigem 8 medalit sellest saanud, siis tennises nagu seal Aasias sellist domineerijat väga ei ole, et pigem jah sulgpallu või lauatennis tõesti. Võib-olla selleks, et kiiremini seda edasi saada, ma ütlen teile ära, et see spordiala tõepoolest sulgpall on. Indoneesial vist peaks kulda küll olema. Ma arvan, et nii Malaisial kui Indoneesial ikka on kulda. Jaa, Singapurilgi peaks vist olema. Rait, kas sul on... Mulle tundub, et see õige riik on kõlanud. Kas mängujuht võib kinnitada, et õige riik on läbi käinud? Mängujuht on siinkohal vaikib ja palub formuleerida oma pakkumine vastuseks. Aga ma jätaks võistkonna kaptenile siin jah selle õige siis. Kui see on kumb, kas Malaisia või Indoneesia või? Ma mõtlen
mõtlesin ühe ujuja peale, aga tema oli ju Indoneesiast ja see kulla võitis ja Singapur vist ei klapi hästi selle medalite arvu puhul, et kui sealt kandist endiselt seda sõelal püüda kedagi hoida, siis Malaisia tundub mulle kõige parem pakkumine. Pakume ära, muidu läheb jälle mängujuht närviliseks, et me raiskame aega. Ja vastus on Urmet. No läheme siis selle Malaisia peale. Ja Malaisia on õige vastus. Nii et... Tublid oleme. Aga see ei ole kõik, sest et meil on ka teine riik. Me küsisime ju. Ja riik B on osalenud suisa 26 korda olümpiamängudel. Kõigil suvemängudel alates 1924. aastast välja arvatud 1980 ning võitnud 3 hõbedat ja 7 pronksi. Enim medaleid on võitnud küll poksijad 5, kuid medalini on jõutud ka kergejõustikus, tõstmises ja ujumises. Riigi ainukene mitmekordne medalist kannab nime Teofilo Ildefonso ja tema võitis oma 2 pronksi aastatel 1928 ja 1932 ja astus poodiumile siis 200 meetri rinnuli ujumise järel. Seejuures riigi vaieldamatult kõige kuulsam sportlane pole mitte kunagi olümpial võistelnud, kuigi enne Rio olümpiamänge kaalus ta seda sügavalt. See nimi viiks kuskile sinna Ladina-Ameerika. Ladina-Ameerikasse mind ka viiks, jah. Kariibi mere saartele või nii? Ei, mitte Kariibi mere saartele, isegi ma jääks võib-olla mandrile millegi pärast. No ühesõnaga vähemalt sealt kaugemale ei liiguks Kariibi mere saartelt. On teadmist, kes nendest riikidest 80 olümpiale ei tulnud, niimoodi kiiresti mõeldes. No brasiillased küll olid. Ja no, okay. No see ei saa suur riik olla. Ma ise oleks mingisugust ala, võib-olla Venezuela. Costa Rica või midagi niukest, jah, aga nende vist on pagan kullad olemas kõigil. Ecuadoril on näiteks kindlasti kuld, neil see käija 96. aastal sai nende esimese kulla. Ja isegi Panamaal on kullad ja niimoodi. Kui see kergejõustik siin läbi käi, niisugune pakkumine on Guatemala, aga... Kuidas Tšiili on? Tšiili, kas ei ole neid tennise kulda? Ja tennises peaks olema kulda vist, juba 2004 ja seal kandis. Aga jah, näiteks, no, mis seal mingi Paraguay või? Peru veel. Peru oli võrkpalli naiskond, kes võitis olümpiamedaleid, nii et ka vist ei klapi. Kulla võitsid nad või? Hõbeda. Aga võrkpallisid läbi ei käinud ka alade loetus. Oli kergejõustik, tõstmine, ujumine. Kas oli veel mingi ala? Ei, rohkem ei ole. Poks on siis enim medaleid toonud. Aga ma arvan, et ajalises mõttes oleks teil aeg hakata pakkuma ja võib-olla siis ka libastuda. Mõni jah, kuulus kiirelt Ladina-Ameerika riigi spordistaar, kes siis nüüd Rios ei käinud. Aga ma hakkasin sinna poole pöörduma, et kui ühte küsimusse on 2 riik kokku pannud, äkki nad on kuidagi geograafiliselt ka lähestikku. Võiks see olla, kas seal, kui me ei otsi Lõuna-Ameerikast, vaatame korra majale ka. Aga nime kuju siis selline, jah. Noh, Teofilo on ka läbi käinud muidugi mõne korra kusagilt mälumängust. Kubillas oli Teofilo vist, jah. Oli poksija, jah, Kuubalt. Või see oli Stevenson. Praegu oli selline välgatus, kas ei ole meil tulnud, kas ise oleme küsinud korvpalliküsimust või vastanud korvpalliküsimusele, kus on küsitud medaliriike ja üks veider riik, nii korraldaja kui medalivõitja, kelle muude spordivõitude hulgas on ka see Teofilo nimi läbi käinud. See mõtled Filipiine või? Võiks äkki, kui see on halb mõte, siis ärme seda mõtle edasi, aga millegi pärast tundub mulle hetkel natuke tugevam õlekõrs kui terve Lõuna-Ameerika peale kokku. Kui sa tead mingit Teofilot seal, siis ma ei appelleeri. Kas on aeg vastata? Ülejäänud Tarkade klubi liikmed on saanud selle õiguse juba vastata korra, et Kalle, sa pead ühe riigi siin välja käima. Olgu, see on ei ole Kuuba, vaid me pakume Filipiinid.
Ja Filipiinid on õige vastus, nii et aega võtab, aga see oli hea päästmine praegu rallil jälle. Aga siin lõpus tuleb ikkagi geograafia teadmised. Kogemus ja jõud. Jõuga võetakse. Ühest aknast tuleb geograafiat praegu meil. Aga nüüd popkultuur, 21. sajand, natukene isegi. Ja oleme jõudnud muusika küsimuseni, mis kahjuks, kuna erinevad autoriõigused keelavad meil lasta muusikat, siis heli ennast me ei kuule, aga kindlasti kõigil hakkab kohe peas ketrama sellise artisti nagu Gigi D'Agostino 99. aasta superhitt L'amour toujours, kui ma võin oma prantsuse keelt siin praktiseerida. Ja sellest superhitist on tehtud aastal 2015 uus versioon 2 Kanada muusikaprodutsendi poolt. Ehk siis 2 Kanada DJ-d võtsid selle loo üles. Ja see ongi võib-olla see põhjus, miks seda spordisõpradelt on mõistlik küsida, sellepärast et mõlema produtsendi esineja nimi ühtib ühe maailmas tuntud jalgpalluri perekonnanimega. Ja neid 2 jalgpallurit siis tegelikult küsingi. Ehk siis ühtlasi on nad ka siis DJ-d ja ühesõnaga DJ-d ja nende nimekaimud siis on 2 tuntud jalgpallurit, kellest siis esimene, selle DJ duo esimese artisti nimekaim on mänginud nii Saksamaa, Itaalia kui Inglismaa kõrgliigas. Ta on hetkel 34-aastane ja on oma kodumaa rahvuskoondise eest löönud 58 väravat. Kusjuures vähemalt 2 neist on ka Eesti koondise vastu löödud. Ja ta on öelnud muuhulgas üks lause, et tal puudus lapsepõlv normaalses mõttes. Mul oli miski, mis oli spetsiifiline minu kodumaale 90. aastatel. See oli võitlus ellujäämise eest. Kes võiks olla selle DJ duo siis, esimene artist? No jah. Ühtlasi ka siis see tuntud jalgpallur. Ja kui ma ütlen tuntud jalgpallur, siis igal juhul selline jalgpallur, mida head targad kindlasti teavad, tunnevad mõlemaid jalgpallurid või teavad. Suht resultatiivne tüüp. Koondise eest ikkagi, mis seal oli, mingi 58 väravat. 3 suurliigat. Jah, 85 või 86 siis sündinud, sõltuvalt nüüd 34, kas ta on saanud see aasta või eelmine? 86 on sündinud, jah. Ja Eestile ka löönud. Ja rohkem kui 1. 192 sentimeetrit pikk. Ja raske siuke riik. No Eestile võib jah, ju ka sõprusmängus. Kas see käis ka läbi, kas ta mängib praegu? Ma ei tea, kas see käis läbi, aga jah, ta mängib praegu. Või vähemalt kriisivälisel ajal. Jah. Ta täitsa mängis. Sükeste pädevate riikidega meil Eesti mänginud on. Uruguay käis siin Tallinnas. Käis, aga seal minu arust nagu nendest väravaküttidest, keda Tallinnas ei löönud, võõrsil nad Uruguayl ei ole kedagi Saksa liigast sellist mänginud. Aga Uruguayga vist on 2 korda mängitud. Kas on 1-1 äkki mängud? Ja kui me mõtleme, nende see äss oli Diego Forlán ja Diego on mingi DJ-le sobilik eesnimi küll. Ma vaikselt ka selle Forlani peale kogu aeg siin mõtlen, aga ma ei tea tõesti. Ainult Forlán ei ole minu arust Bundesliigas mänginud. Ja ta on mänginud Hispaanias, aga siit ei käinud Hispaanialt läbi ja minu arust ta ei ole Itaalias. Atletico vend, jah. Ja Villarrealis vist oli ka või mingis sellises, mingi see kollase särgiga, kellel see mingi kollane allveelaev on vist tüüdnimeks selles klubis. Et seega ma Uruguay ikka lükkas välja. Ja kuulda välja. Ma võin ka öelda teile lisavihje number 1. Nimelt see mängija siis lõi UEFA meistrite liigas oma esimese värava 2009. aasta septembri lõpus kaotusmängus Manchester Unitedi vastu. Siis järelikult 23 oli vana, jah, kui ka meistrite liigas sai peale. September alagrupiturniir, seal oli võistkondi mitte vähe. Kuidagi peab siia olema siis see
see konks, mis puhul 11 aasta tagune mäng peaks edasi aitama meid. Hetkel mul ei sütti lambikene igatahes. Mul ei sütti praegu. Aga ma panen teile süttima lambikese sellise suurema hüppe edasi andva vihjega, mille kindlasti Bundesliga toetajad kohe siis enda kasuks mängima panevad ja see vihje on see, et tegemist on Bundesliga parimaks mängijaks kuulutatud mängijaga hooajal 2008-2009. Siis võib-olla peaks poolakaid mõtlema või? Kusjuures ma jäin korra mõtlema selle peale, et tahtsin näida Ribéry, aga siis meenus, et Ribéry on sündinud 83. Aga et Robben on ka minu arust kas mingi kuskil 84 või 5 sündinud. No ma ikkagi välistaks need tsiviliseeritud riigid, kui me räägime siin sellest, et tal oli raske lapsepõlv ja metsik. No Ribéry raske lapsepõlv on ta näostki näha tegelikult. Sest see juhtus tal väiksena autoavarii. Põhja-Aafrika tegelikult möllas 90-ndatel samamoodi nagu seal ikka möllatakse, nii et... No ja Ida-Euroopa. Ei no ma ütlen, et Poola, kuidas teile, kas seal Bundesliga on need poolakad? Poola osas ma mõtlen, ei ole nagu sellist mingit väravamasinat väga võtta. Lewandowski ei olnud tol ajal veel see Lewandowski. Ma isegi ole kindel, et ta Bundesligas sel hetkel võiks mängida. Sest minu arust tal leping, nii-öelda, et ta ei ole minust Dortmundiga nagu lepingut pikendanud, et see, mis tal oli, see leping, see sai läbi ja siis ta läks Bayernisse ja see juhtus seal kuskil 2014 kandis, ehk siis ta umbes võis kuskil 2010 alles tulla Dortmundi. Küsiks siis nii, et kas me üldse Eesti Poolaga on niimoodi mänginud, et meil on keegi... Aga kas ei võiks olla selline tegelane nagu Dimitar Berbatov? See oli ikka varem, see oli palju varem. Ma mõtlen mõrge selle DJ-de või diskurite ja muusika peale ja eesnimi ja Eestile 2 väravat kõmmutanud, et... Perekonna nime ikka. DJ Berbatov muidugi ei kõla väga ägedalt. Kõlab ägedalt, ma vaidlen vastu. Ma annan teile 3. vihje. Tegelikult. Mul hakkab vaikselt selline mõte tulema, kas see mitte ei olnud see aasta, kui Wolfsburg võitis Bundesliga ja seal olid sellised tüübid nagu Edin Dzeko, DJ Dzeko, äkki nüüd hakkab meenuma, kas sellist DJ-d ei võiks? Dzeko meil on Bosnia või? Bosnia-Herzegovina, jah. Kas Eesti on Bosniaga mänginud? Ja Dzeko on mänginud Inglismaal, Saksamaal, Itaalias. Dzeko mängib ka praegu ja mul kuskilt nüüd tundub, et äkki mu vend, kes on nagu DJ-dest rohkem teada kui mina, on maininud mingit DJ Dzekot. Kas te soovite anda vastuse? Et mul järjest rohkem tundub, sest tõesti Dzeko on Mina muidugi kuulaks ikkagi selle 3. vihje ära. Meil oli võimalus vihje saada. Kas on vaja saatejuhi nägu vaadates, ma ei saa aru, kas on vaja vihjet. Saatejuht ei ole loetav. Ei ole loetav. Pokeri mängija näoga. Hooajal 2011-2012 Premier Liiga meister on siis küsitav versioon. See peab olema ilmselt, sest Dzeko läks Premi kuskil seal 2000, peale seda Wolfsburgi võitu, ma ei mäleta, kas ta oli hooaja või läks kohe peale seda. Ja City võitis seal kuskil 12-11 kandis esmakordselt üle nende aastakümnete, kui neil lõpuks see raha oli kohale jõudnud. Ja Wolfsburg oli umbes nii kõva või nõrk klubi küll, et alagrupi turniirile jõudmine meistriliigas võis olla veel jõukohana, kas edasi enam ei saa, et seal võis selle esimese värava. Jaa. Tähendab, nad pididki jõudma alagrupi turniirile nagu Bundesliga meistrina, et jah. Kas nüüd on aeg vastust pakkuda? Poisid, pakkuge midagi. Urmet vormistab ära. No paneme siis DJ Dzeko. DJ Dzeko on õige vastus, jah. Väga, väga hästi. Ja aga üks artist sellest DJ duos on veel siis puudu meil ja tema on öelnud enda kohta järgmist. Ma olin oma koduklubi kapten 19-aastaselt ja mängisin kõrvuti selliste nimedega nagu Demetrio Albertini ja Sergi
Barjuan, kes olid saavutanud kõik. Ma olin kapten lapsena, ehk ma ei olnudki kapten, vaid lihtsalt laps, kes nende nimede käest õppis. See mees on rahvuskoondise eest 110 mängus löönud 38 väravat ja tema CV üldiselt on isegi kõvem kui sellel esimesel mehel nimega Tšeko. Tema CV-s on siis profilepingud Hispaania, Inglismaa ja Itaalia suurklubidega ja edu koondise tasandil tähendab seda, et mees võis südamerahus 2019. aastal 35 aasta vanusena ketsid varna riputada ja elu nautida. No Demetrio Albertini oli kas kuskil seal 90ndate keskel Itaalia koondises lihtsalt meenub siukene asi. Kui ta 35 aastaselt mullu lõpetas, siis ta praegu on 36 aastane. Ja kui 19 aastat oli kapten, siis see viitab aastale 2003 umbes. Et kui oli 19, jah? Teen jah praegu ka arvutusi selle sünniaasta osas, kuigi väga vahet ei ole. Aga tituleeritud Hispaania, Itaalia, Inglismaa. Kui koondise tasandil võtta, siis ilmselt kas on itaallase või hispaanlasega tegemist. Aga kui need edu on mingi klubi tasandil, siis juba võib mida iganes sealt olla. On öeldud ka jah, et edu on ka koondisega saanud maitsta. Ja kui soovite, siis üks lisavihje on mul ka pakkuda teile. Hetkel võib-olla veel natuke hoiame hobuseid selle lisavihje jaoks või kuidas tundub? Ja, arutage. Itaallased väga kuskil välisliigades ei käinud seal 2000ndate alguses, kui ma just Albertini peale mõtleks. Äkki see ongi, et mitte see ei tähenda seda, et Albertini nimi, et otsime itaallast, vaid mitte itaallast. Ja võib-olla see konks jalgpalli tundvale inimesele võib olla see, et itaallastest kuskil käis mängimas, Albertini äkki käiski lühiajaliselt ja käis näiteks vakunet Hispaanias. Ja see võib ka selles mõttes, et selleks hetkeks ka Albertini parimad päevad olid kindlasti möödas. Et nii-öelda koondise tipud ei käinud, aga teised vanad staarid võisid isegi minna. Kas teil tuleb mõni siuke itaallane või hispaanlane nagu ette, kellel eelmine aasta, kes lõpetas ja kes 110 mängu 38 väravat? Aga kui me võtame kuidagi nii, et oletame, et umbes 20 rahvuskoondisega edu saavutada, ütleme, et ikka MM-i edu. Et paneme sinna küpsi jalgpalluri hea otsa 26 aastat või midagi, mis me saame 2010 umbes, kes me seal MM-il Ma annan teile vihje, mis ei aita teid võib-olla kohe vastuseni, aga mis on ikkagi tore teadmine. Et see jalgpallur oli Premier Liiga kuu parim mängija veebruar 2008. Premis, hispaanlasi tol ajal, kes seal olla võis. See kas kinnitab, et tegu oli mehega, kes lõi läbi ja oli seal pidevalt tugev või vastupidi, et tal oli üks erekuu ja muidu oli kehvake. 110 mängu koondises saa ju palju 38 väravat umbes. Võib ikka nagu ründaja olema, minu arust. Või selline ründav poolväli või niimoodi, et Inglismaal tol ajal oli, hispaanlastest oli ju vist Cesc Fabregas ja kas see Piqué ei võinud ka olla, kuigi tema pigem ju oli vist väga noored seal Manchester Unitedis ja ta nii palju väravaid ei ole ta löönud. 38 väravat ikka ja kas ta on ikka ametlikult lõpetanud ka üldse või? Ei tea, et oleks seda ka. Inglismaal... Fabregas ka vist ei ole lõpetanud. Kas seal ei võinud ju olla see... kes mängis päris pikalt seal Liverpoolis ja Chelsea's ja Atleticost pärit Torres lõpetas küll eelmine aasta. Ja kas Torrese vanus ei võiks ka olla mingi 84 sündinud? Torres umbes nii vana võiks olla küll. Ja Torres tegelikult eelmine aasta lõpetas. Torres lõpetas ja kas Torresel nüüd need riigid klapiksid või? Torres on mänginud ju seal, Mis need olid? Inglismaa ja Itaalias, kas ta Itaalias on käinud?
Milani mees ta oli mingil hetkel minu meelest. Kõlab nagu meil oleks mingi variant pakkuda vähemalt. Tarkade klubi pakub Torres ja Dzeko. Tarkade klubi on taaskord õigel rajal ja küll kooslus nimetas ennast tolle ajal Dzekoks ja Torreseks, aga ja üsna varsti pärast selle superhiti remixi nad otsustasid ka siis soolokarjääride kasuks, ehk siis tänaseks päevaks Dzeko ja Torres suurepärane Kanada DJ duo enam ei tegutse. Oi, tragöödia. Aga punktid teile sellegi poolest. Nüüd on selline moment, kus hakkan teile pilduma erinevaid vihjeid ja küsin, mis aastaarvu kohta need kõik käivad. Ehk siis küsin aastaarvu ja loodan, et suudame selle küsimuse kiiremini ära lahendada. Esimene vihje teil oleks selline, et Londoni Arsenal võitis siis Inglismaa jalgpalli meistrisarja ja see oli neile 8. tiitliks. See on nii palju või? Teiseks vihjeks võiksin öelda, et FA karikasarjas võitis seesama Londoni Arsenal 2-1 Liverpooli. Liikudes üle ookeani, siis Milwaukee Bucks võitis 4-0 NBA meistritiitli siis Baltimore Bulletsi vastu. Milwaukee, minu arust meistritiitleid neil peaks olema mingi 1 või maks 2. Ja see minu arust on kuskil 70-ndatel saavutatud või seal 70-ndate alguses. Bullets oli Baltimore'is justkui 70-ndatel. Aga äkki on veel midagi sealt tulemas? Jaa, ei, võtaks jah, et vihjeid on mul varrukast võtta. Vahepeal näiteks siis niimoodi, et Giro d'Italia võitis Gösta Peterson Rootsist. Nüüd läks jälle kaugemale. Seda nime ma olen kuulnud. Kas see ei ole ka mingisugune grupisõidu olümpiamedaliga vend või? Aga ta oli, kas ta ei olnud 60. lõpus ja pigem 70. Aga pärast seda läkski profiks, no? Ma vahepeal nimetan teile 3 nime, kes on sündinud sellel aastal. Kas te soovite? Yeah. Pep Guardiola, Pedro de la Rosa, vormelisõitja ja Aleksander Popov. Pep on umbes ka 70. algus ju sobiks. Ta jah, seal 94 MM-il oli minu arust. Pep oli 92 Barca olümpial. Võib-olla aitab teid kohe nüüd suure hüppega edasi teadmine, et nii meeste kui naiste Euroopa meistrivõistlused võrkpallis võitis Nõukogude Liit. Võrgu EM on pigem vist on paaritutel aastal. Mina oleks praegu 71 kinni, aga... Jätkuvalt ka, sest minul 73 oleks juba natuke hiljem. Mul pigem ta seostub ka see mingi 71-2 kant, et 3 oli äkki juba New York Knicks või 74 või kuskil seal kandis. Ma võin teile ka veel selle öelda, et Euroopa karikavõitjate sarja finaalis võitis Ajaks Panathinaikos 2-0. Jah, see täpselt on, see on jälle see 71-72, et selline, et Ajaks ju seal pani 3 aastat järjest ja finaali vastane neil oli küll, jah, see Panathinaikos seal kuskil 70. Kuidagi ma ei tea, pärast mulle seostub jälle, et 72 oli Panathinaikos, aga no võib-olla ongi siin see mingi 1-aastane nihe, et tegelikult on ikka 70. See Popov oli ikka see ujuja Popov. Barcelonas, jah, Popov tuli olümpiavõitjaks küll, jah. Ja napilt 20 ja paaritu aasta, see viib 71 juurde. Seal ei olegi enam väga palju jalduda, äkki. Ma vihjid olen nõus kuulama, aga võib-olla vastus on enda peas nagu enam-vähem. Ma olen 71-ga nõus. Aga 71 on õige vastus, jah. Nii, mitu küsimust on selja taga ja mõni on veel ees. Ja jällegi selline lühike küsimus. Küsin teie käest isikut, sportlast
ja ta on tegemist on esimese Harvardi ülikooli lõpetanud NBA mängijaga alates 1953. aastast. Ja 2012. aastal guugeldati seda isikut nädala jooksul rohkem kui 1 miljard korda. Siis kas finaali pärast või siis drafti pärast? Või äkki olümpia? Või olümpia. Mis meil olümpial juhtus 12? USA võitis. Kas võitis? Võitis meestest küll. Või tähendab, naistest võidavad nad viimasel ajal veel kindlamalt ju. Nad ainult 2004 Ateenas ei võitnud, aga olümpiad on nad kõik võitnud. Võib-olla siis jätkan edasi, kuni keegi ütleb mulle stopp. No jätka, kus tuleb. 2019. aasta NBA meistriga on tegemist. Raptors. See on siis eelmise aasta meister, jah. Kas, jah, mingi klubi vahetus? Kobi Leonard. Miks ta peaks Harvard olema? Klubide nimekiri on muljetavaldav. Golden State Warriors, Raptors, Hawks, Hornets, Knicks, Rockets ja Lakers. Päris korralikult rännanud, jah, selles mõttes, et tähendab, Raptorsis oli ta siis järelikult jah ju eelmine aasta meistriks kusjuures, aga kas... Mõtlen korra selle peale, et kas ta ei või äkki üks vendadest Gasolidest olla, kes see... Ei pruugi, sest et Gasol ju tuli tegelikult eelmine talv tuli sinna Raptorsisse ja tuli meistriks. Ja ta on nagu ka päris mitmes klubis olnud. Sa mõtled nüüd Mark Gasoli või? Jah. Kuidagi ei suuda endale seda ette manada, et ta peaks Harvardi haridusega vend olema, aga võib-olla see on minu viga nüüd. Okei, jah, see nüüd läks meelest ära. Võib-olla siis läheme Gasolide juurest ikkagi minema. Kas te tahate veel ühte vihjet, mis aitab teid kindlasti? Tegemist on esimese Aasia päritolu ameeriklasest NBA meistriga. Mul oleks nüüd vaja endale ühte lähedal seisvad isikud, kes on Toronto Raptorsi fänn. Kellel on see roster niimoodi siin kuklas kogu aeg. Jeremy Lin oli kunagi või on siiani mingi mängija vist, aga... Mängija on olemas. Aga ma mõtlen, kas ta on nii-öelda Aasia juurtega küll, aga see võib olla see, et lihtsalt mingi üks vanematest on Aasia päritolu, aga see ei tee teda nagu nii-öelda Aasia korvpalluriks. Kordan vihjet, et esimene Aasia päritolu ameeriklasest NBA meister. Siis nagu klapib ju. See ameeriklane. Okei. Jeremy ja Aasia päritolu. Tähele panuta natuke infot. Aga ma ei tea, kas ta suke vend oli Raptorsis või? Kusjuures ma eelmine hooaeg natuke mänge vaatasin, et Atlantas ta küll on olnud. Ma nagu mäletaks, et oleks näinud. Ja äkki oli Raptorsis siis ka. Korra veel selle 2012 peale, et kas see siis, et kui ta nädal aega nii palju guugeldati, et kas siis võiks olla ikkagi see drafti pärast või oli siis ikkagi olümpial midagi? No ütleme, kui ta on ameeriklane, siis USA koondises ma ei mäleta küll Aasia päritolu tüüpi. Aga võib-olla oligi see, et napilt jäi välja. Või siis oli ikka see drafti esimene valik. Ma ütlen seda, et miljardiks korraks guugeldamiseks ilmselt on vaja enamat kui seda, et sa jäid napilt koondisest välja. Võib-olla. Aga lihtsalt mõtlen teiega kaasa. Mul ei ole paremat midagi kui see üks nimi, mis meil on. Me võime sellega minna ja võtta vastu, mis meiega juhtub. Kas keegi soovib siis vormistada? Kas Rait nüüd vormistaks? Rait vormista ära. Mulle võib sobida. Küll ma tean, ta ju mingi hooaeg tegi udupöörda hea alguse statistiliselt, kui ta siis sai populaarseks äkki seal Kagu-Aasias või kus kandis. Sõidame siis selle Jeremy Linniga. Sõidame. Ja Jeremy Lin toob teile jälle punkti, et tõesti siis 2012. aastal sõlmis 3-aastase lepingu Houston Rocketsiga ja tegi väga-väga eduka stardihooajale ja pälvis siis hüüdnime Linsanity. See oli hea fakt, hea teadmine. Aga hakkame mängu vaikselt lõpupoole veeretama.
üks tõsine küsimus, üks vähem tõsine küsimus on siis veel jäänud ja tõsisemast küsimusest siis teemaks on olümpiamängud ja küsin nime. Ja jutt sinna juurde on selline. Tihti on sportlased kasvanud peres, kus sportlikuks eeskujuks on vanemad. Ainukordne on aga olukord just selles perekonnas, kus sama perekonna nime kandvad vanaisa Ervin, isa Karsten ja 3 lapselast Andreas, Natasha ja Florian on olümpiamedalini jõudnud ühel alal, maahokis. Kõige kehvemini läks vanaisal, kes pidi 1936. aastal rahulduma hõbedaga. Teistel kõigil on vähemalt 1 kuldmedal kodus olemas. Siiski pole nad ainsad tublid seda nime kandvad sportlased. Olgugi, et järgnevad ei ole sugulussidemetes, aga USA lipu all olümpiakullani koos Michael Phelpsiga 2 olümpiakulda siis võitnud Klete ja naiste jäähokis 2018. aastal triumfeerinud Megan. Lääne-Saksamaa eest kiiruisutamises 2 sprindikulda noppinud Erhard ja kindlasti on nimesid veel. Eesti maalaste seas see perekonnanimi eriti levinud ei ole, kuid välja saab tuua sama nime eestikeelset tõlget kandva mäesuusataja Vaino, kes võitis Eesti meistrivõistlustel vahemikus 58-71, 10 kulda, 3 hõbedat. Ma näen enda ümber rahulolevaid nägusid ja julgustan, kui kellelgi on soov vastata see küsimus kohe niimoodi hurraaga. Ma arvan, et Rait vist teab seda nime. Minul on ainult suur segadus näost. Kogu selle loetelu peale see sakslaste maahoki seltskond tuli tuttav ette, väljartud see, et oleks teadnud perekonna nime. Lootsin, et sa ei küsi seda. Aga siis jõudis kiiruisutajani ja on ikkagi olemas üks pakkumine küll. Vist on küsitud kunagi seda saarte küsimust, et ühe sama Lääne-Saksa esimesi olümpiavõitjaid Talli olümpiamängudel samal olümpial, 1 kahevõistluses, teine kiiruisutamises, 1 Fritz, teine Erhard, perekonnanimi Keller. Aga andke mulle siis selge vastus, et ma saaksin seda menetlusse võtta. Rait, nüüd sinu kord. Keller. Ja pakkumine Keller on õige vastus. Niimoodi ta on. Ja võib-olla nüüd selline meelelahutuslikku laadi ja jälle kindlasti väga kiire vastusega küsimus. Et 28. mail teatavasti kõik spordisõbrad, kes ammu igasugustele võistlustele pole saanud pöidet hoida, siis kindlasti jälgivad hoolega, et toimub otsesaade, milles kuulutatakse välja siis kroonika meelelahutusauhinnad sel aastal ja ühtlasi siis ka suurepärane tunnustus aasta seksikaim mees ja seksikaim naine. Kahetsusväärsel kombel tegelikult on selle auhinna siis saanud seni vaid 2 sportlikus mõttes häid tulemusi saavutanud inimest. Ja olgu siis öeldud ka siia juurde vihjeks, enne kui kõlab küsimus, et näiteks Liis Lemsalu ja Mart Mardisalu siinkohal siis nende sportlike saavutuste ka pärjatute hulka ei kuulunud. Ja minu küsimus ongi, kes on need 2 isikut? Ja ma võin anda teile mõlema kohta siis ka mõne vihje, kui te soovite. Võib-olla puusalt tuleks Erki Noolega välja kohe. Ma nagu mäletaks kunagi ka sellist asja. Ma küll koroonikat ei loe, aga... Mälumängu küsimus on elus nii palju tehtud ja Erki Noolen neid tiitleid on nii palju olnud, mida on olnud ette lugeda, et ma julgeks meesterahvana tema lukku panna. Jah, see on õige vastus ja Erki Nool koos Carmen Electraga võitsid kõige esimese selle tiitli siis 90. lõpus. Aga kas sa ütlesid, et see teine on naisterahvas või ei öelnud? Ma ei ole selle kohta teile mitte midagi öelnud. Siis ma hakkasin ise fantaseerima, et äkki on teine naisterahvas, aga võib-olla siis ei olegi. Ma võin teile anda nüüd mõned vihjed selle isiku kohta. Küll väga põgusad, aga siiski. See isik oli aastal 1997, sai ka sellise saavutuse või sellise tiitli osaks nagu aasta pressivaenlane.
Tema isa oli tunnustatud tehnikateadlane ja ta ise oli väärikad teiste ametikohtade kõrval tööl ka Tallinna helikasseti-tehases. Muuhulgas on ta teinud valitsusele ettepaneku vist äkki 2000. aastate alguses, mille järgi siis võiks hakata sõiduautot juhtima ka kuni 0,49 promillise joobega. Kahjuks või õnneks siis valitsus seda ideed isegi mitte arutluse alla ei võtnud. Ma loodan, et see on teile piisav. See helikasseti tehas kõlab ka jälle jube tuttavalt. Pressivaenlasi ka ma kunagi olen näinud. Aga kes just 97 oli. Samas, kui mõelda selle 97 peale, see pressivaenlane siis ilmselt tegelikult võib äkki mingi spordiüritusega, et läks midagi tuksi ja... Jah, või näiteks mingi treener või mingi funktsionäär üldsegi. Kuigi samas aastas seksikamate puhul... No jah, treenerid ei pigem jah, natuke võib-olla tegevsportlane rohkem. Aga 97, mis meil seal olid ju põhjasuusalade MM, kergejõustiku MM, et kui sellistest suurematest asjadest mõelda. Et ilmselt see peaks ka olema selline Eesti jaoks oluline spordiala, et mis läheb nagu korda. Ja on, küsimuse sõnastusest käis nagu läbi, et oli, et kas see seksikas inimene on elus praegu veel? Ma ei tahaks teile seda vihjegt anda, aga kuna ma pean sellele küsimusele vastama, et siis ei ole, on vastus. Kas härra Reitmannik on sellest vihjest lähtuvalt siis jõudnud mõne nimeni? Ma võin ka anda ühe vihje, mis võib-olla kohe jõuab. Ei olnud tema põhitegevusala, et ta sai seal ääri-veeri tegutseda ja... helikasseti tehas ja surnud mees, aga kuidas ta sai, see, keda ma nüüd mõtlen, see jällegi väga seksikas mulle endale ei tundu. Aga mul läks mootorispordi peale praegu, Rait, kas sa lähed samas suunas või? Jah, mõlemad suveldud vihjelõngad nagu klapivad, et... See helikasseti äri oli küll selle mehe äri, keda ma praegu mõtlen. Ja Raua äri ka äkki või? Jaa, just. Sealt oleks ka talle ilusa hüüdnime. Aga pakkume ära või? Jah. See nimi võiks siis olla Lepikson, see perekonna nimi. Eesnimi Robert ja palju huvitavat saime teada tema kohta või tuletasime meelde. Tegemist on Robert Lepiksoniga ja Ivar Raidami kaartilugejana siis Balti meister ja kõvasti muud autospordi alal ja tol ajal, kui ta selle alkoholi seaduse muudatusettepanekuga siis läks valitsuse ette, oli ta vist ise parasjagu ka siseminister, kui ma ei eksi, aga oli tuntud oma värvikuse poolest see pooleldi spordimees. Mul on... See härra oli ralli või spordist rääkides veel, tema rekord Tallinn-Tartu trassil oli 67 minutit autoga minu teada. Linnapiirist linnapiiri. Selleks, et spordimuuseumi sellist ühiskondlikku mainet säilitada, siis me kutsume üles mitte nimetama spordiks avalikel teedel. Jah, ilmselt küll. Aga minule ühtlasi nii ühest otsast nii üllatuseks kui teisest otsast suurt pettumust valmistavalt meie tarkade klubi on täis eduga läbinud selle neile ette käidud mälumänguraja ja kui nüüd Eesti Vabariigi peal leidub mõni spordisõber, kes arvab, et just temal on selline küsimus tallel, mis sobiks meie tarkadele võib-olla siis suvel või sügisel esitada, siis
siis minu üleskutse on see, et toomas@spordimuuseum.ee on see meiliaadress, kuhu sellised küsimused võib teele panna ja eks me siis vaatame, kas ühel või teisel moel jõuame me veel sinna punkti, kus need mehed kokku panna ja püüda, kas õnnestub kuidagi neid ninapidi vedada või mitte. Senise pigem ei ole õnnestunud. Aga ühtlasi sellise erisaatega tõmbame me siis ka oma kevadhooaja ajale siis podcasti saatega Rüütli 15 otsad kokku ja tõmbame joone alla ja loodame, et kas juba sügisel või isegi veel varem saame teiega jälle ühtepidiselt kõneleda. Minu nimi oli Toomas Koitmäe ja minuga koos olid stuudios targad Kalle Voolaid, Rait Männik ja Urmet Palaver. Nägemist. Aitäh, nägemist. Nägemist.